2025 aasta muudab Mount Everesti mägironimise igaveseks. Alates šokeerivatest uutest reeglitest kuni sherpadeni, kes streigivad, ja lubade hindadeni, mis on nii kõrged, et isegi miljonärid võpatavad. Everest astub täiesti uude ajastusse. Ja olenemata sellest, kas oled alpinist, unistaja või lihtsalt keegi, keda paelub see, mille nimel inimesed on valmis riskima, et taevast puudutada, võib selle aasta ronimishooaeg olla viimane, mis üldse meenutab seda Everesti, mida me arvasime tundvat. Nagu alati, soovitame vaatajal kaaluda, kas see sisu talle sobib. Kui sa varem tahtsid Everesti tippu jõuda, siis tavaliselt käis see nii. Sa maandud Katmandus, lendad Luklasse, matkates jõuad läbi vapustavate Himalaia külade baaslaagrisse ning veedad nädalaid aeglaselt üles ja alla liikudes kõrglaagrite vahel, lastes oma kopsudel kohaneda. Sa puhkad, aklimatiseerud ja ootad. Ja kui tuuled vaibuvad ja taevas avaneb, alustad oma tõusu maailma tippu. Aga 2025 aastal visati see vana plaan prügikasti. Sel hooajal pead sa Everesti tippu jõudmiseks läbima terve mäejagu täiesti uusi reegleid. Mõned neist on mõeldud mäe kaitsmiseks, mõned ronijate kaitsmiseks ja mõned, sõltuvalt kellelt küsida, majanduse kaitsmiseks. Everesti kõige pakilisem probleem praegu on ülerahvastatus. Everestist on saanud liiga ohtlik, liiga ülerahvastatud ja liiga ärakasutav kohaliku Sherpa kogukonna suhtes. 2024 aastal anti välja 388 luba mägironijatele, kellest igaühel oli kaasas kas giid või Sherpa. See tähendab, et mäel oli ligi 1000 inimest, mis jätkuvalt koormab nii keskkonda kui ka ohutustingimusi. Rahvahulgad, mis suurendavad laviiniohtu ja jätavad nõlvadele jäätmemägesid, on Everesti kogemust tugevalt kahjustanud. Seetõttu on Nepali valitsus, püüdes lahendada kasvavaid muresid ohutuse, keskkonnakahjustuste ja kohalike majanduslike probleemide pärast, kehtestanud rea julgeid uusi määrusi, et muuta Everesti ronimiskogemust 2025. aastal ja ka edaspidi. Esimene ja kõige olulisem muudatus on lubade tasude järsk tõus. Alates 1. septembrist 2025 tõuseb Everesti ronimise hind sügishooajal $11 000 $15 000 inimese kohta. See on 36% suurune tõus. Nepali valitsus ütleb, et see hinnatõus on ammu oodatud ning turismiminister Badri Prasad selgitab. Meil on väljakutse päästa mäed ajal, mil rikkad riigid võistlevad füüsilises arengus. Kuigi Nepal on väljastanud Everesti ronimislubasid alates 1950. aastatest, on see esimene suurem hinnatõus rohkem kui 10 aasta jooksul. See tasutõus on osa Nepali pingutustest tasakaalustada turismitulusid ja keskkonnakaitset. Paljudele Nepali kogukondadele on neil mägedel vaimne tähendus. Paljud kohalikud peavad selliseid mägesid nagu Everest ja Annapurna jumalusteks ning pöörduvad palvetades sageli nende poole. Seega ei ole Nepali vastutus nende loodusimede kaitsmisel kasvava turismi võimalike negatiivsete mõjude eest, ainult keskkonna või majanduslik, vaid ka vaimne. Aga see on alles muutuste algus. Võib-olla kõige vastuolulisem uus reegel on see, sa ei tohi enam üksi ronida. Kathmandu Posti andmetel keelab Nepali valitsus nüüd täielikult sooloekspeditsioonid kõigil üle 26 000 jalakõrgustel mägedel, sealhulgas Everestil. Aastaid olid sooloronimised see, mida maailma parimad alpinistid teha tahtsid. See oli ülim individuaalne saavutus, kuid samas ka uskumatult riskantne. Sest nendel kõrgustel tähendab sooloronimine tegelikult seda, et sa paigaldad ise oma ankrud ja kinnitad köied üle haigutavate lõhede, ilma et keegi sinu tööd üle kontrolliks. Sa teed elu ja surmaotsuseid hapnikupuuduses ajuga, samal ajal kui su sõrmed külmuvad ja muutuvad tuimaks külmakahjustusest. Kui äkiline torm tabab ja sa oled üksi oma telgis 28 000 jala kõrgusel, telgiriie pekslemas metsikult -40 kraadises tuules, siis pole ühtegi meeskonnakaaslast, kes aitaks seda kinni hoida. Kui sa libised jäisel harjal, pole kedagi, kes sind kinni püüaks. Kui tekib alajahtumine ja su mõtted muutuvad ohtlikult segaseks, pole ühtegi partnerit, kes sümptomeid märkaks ja sunniks sind alla laskuma. Iga varustuse gramm, mida sa kannad, iga marsruudi otsus, mille teed, iga kannatuse hetk, see kõik lasub ainult sinul. See tegigi üksinda Everesti vallutamise katsed nii muljetavaldavaks. Ja nüüd on see väljakutse seadustega peaaegu olematuks muudetud. Uued määrused sätestavad, et iga mägironijat peab nüüd saatma Nepali giid, kusjuures iga 2 ronija kohta peab olema vähemalt 1 giid. Tegelikult ei ole see uus reegel. Keeld kehtestati esmakordselt 2017 aastal.
kuid aastaid on selle jõustamine olnud ebajärjekindel. Õigete dokumentidega või mõnel juhul vaiksete kokkulepetega ekspeditsioonifirmadega leidsid ronijad siiski võimalusi seda üksi teha. Mis siis juhtus? Oli midagi, mis sundis valitsust palju karmimalt seisukohta võtma. Väike kõrvalepõige sel kaoserongil. Kui tahad rohkem tooreid, lõikamata lugusid, mida me siin näidata ei saa, siis liitu Extreme kogukonnaga Patreonis. Kotum tõelisel Extreme'i piiril. 2023 aastal anti 478 mägironijale luba proovida Mount Everesti tippu jõuda. Üks neist oli Szilard Shuhada, 40-aastane mägironija Ungarist. Szilard oli üks Ungari edukamaid kõrgmägede mägironijaid. Ilneva kümnendi jooksul oli ta edukalt vallutanud Broad Peaki, K2 ja Lotsi ilma pudelhapniku või isikliku Sherpa toeta. Tema main ei põhinenud kiirusel ega trikkidel, vaid vaikselt pühendumisel sellele, mida mägironijad nimetavad ausate vahenditega ronimiseks. See tähendab ronimist ilma kunstlike abivahenditeta ning täieliku austusega mäe ja selle ohtude vastu. Ja 2023 aastal pööras Szilard lõpuks oma pilgu Everesti poole. See 2023 aasta ekspeditsioon pidi olema selle pärandi viimane osa. Kui see oleks õnnestunud, oleks Shuhada saanud esimeseks ungarlaseks, kes on Everesti sellises stiilis vallutanud. Seda on kogu ajaloo jooksul saavutanud vähem kui 200 inimest ja seda mõjuval põhjusel. See on erakordselt ohtlik. Oma ulatusliku kogemuse tõttu pidi Shuhada tundma sügavat valmisolekut ja vaikset elevust, kui ta valmistus oma ajalooliseks tõusuks. 2023 aasta aprilliks jõudis Shuhada Everesti baaslaagrisse ja alustas oma hoolikaid ettevalmistusi. Ta aklimatiseerus hoolikalt ja ronis järk-järgult kõrgemale mööda tavapärast lõunakuru marsruuti, järgides täpset plaani. Seejärel, 21. mail 2023, alustas Szilard oma viimast tiputõusmise katset. Talle omaselt ronista ilma Sherpa, ilma pudelhapnikuta ja ilma füüsilise toeta mäel. Kuid ta polnud täiesti üksi. Szilardil oli väike meeskond Everesti baaslaagris, kes jälgis tema edenemist ja hoidis temaga ühendust kokkulepitud kontrollkõnede kaudu. Tal oli kaasas ka GPS jälgimisseade, mis võimaldas meeskonnal tema liikumist jälgida. 24. mai hommikul nähti teda viimati puhkamas kohas nimega Rõdu, umbes 27 600 jala kõrgusel. See asukoht on sügaval surmatsoonis, kus hapnikutase on nii madal, et inimkeha tunneb, nagu ta sureks sõna otseses mõttes. Sellistes tingimustes võivad isegi kõige kogenumad mägironijad ootamatult laviini alla jääda, kõrgushaigust saada või lihtsalt eksida, kui nende aju töötab vaid kolmandiku tavapärasest hapnikutasemest. Sinu otsustusvõime halveneb, sõrmed ja varbad hakkavad külmuma. Iga hingetõmme on võitlus. Nüüd kujuta ette, et oled selle kõigega täiesti üksi silmitsi, täpselt nagu Szilard tegi. Tõenäoliselt tegi olukorra veelgi hullemaks silm. Mai lõpp on aeg, mil Everesti ilm muutub äärmiselt ettearvamatuks. Elmussooni hooaeg, mis võimaldab tipujõudmise katseid, hakkab asenduma täiemussooni hooajaga, tuues kaasa tugeva lumesaju, raevukad tuuled ja kiiresti muutuvad tingimused. Kohalikud Sherpad teavad seda üleminekut hästi, sest nad on näinud, kuidas see on igal aastal elusid nõudnud. Hiljem samal päeval teatasid teised mägironijad, et nägid teda taas, seekord Hillari astangu lähedal, vaid 34 meetrit allpool tippu. Tunnistajad märkisid, et ta liikus äärmiselt aeglaselt ja nägi välja täiesti kurnatud. Ometi oli ta endiselt püsti ja liikus edasi. Ta oli peaaegu oma eesmärgini jõudnud, kui äkitselt ja ilma igasuguse hoiatuseta lakkas Szilardi satelliitjälgija signaali saatmast. Tema tugimeeskond kaotas temaga igasuguse kontakti ja raadios valitses täielik vaikus. Järgmiseks päevaks, 25. maiks, nägid droon ja mitu mägironijat samas kohas lebamas liikumatu kehamoodi objekti. Kuigi kellelgi polnud kindlaid tõendeid, arvati, et see oli Szilard. Kas ta oli sel hetkel veel elus? Kas ta oli teadvusel? Teadlik, et abi võib olla tulemas? Või triivis ta segaduse ja vaikuse vahel? Kas ta ootas ja lootis, et keegi võib ilmuda valgest udust? Või oli ta juba alla andnud, vaid mõne sammu kauguselt tipust, mille nimel ta oli terve elu treeninud? Keegi ei tea. Päästemeeskond saadeti kiiresti teda otsima, kuid halb ilm ja asukoht tegid missiooni raskeks. Kui nad piirkonda jõudsid, oli Szilard kadunud. Mõned eksperdid usuvad, et Szilard võis sattuda ootamatu mussooni ilmamuutuse kätte,
ja võib-olla mattus ootamatu tugeva lume alla või kaotas suuna nullnähtavuse tingimustes, kui nähtavus langes minutitega nulli. Kes teab? Mida me teame, on see, et Shillard oli ilma kohaliku giidita, kes oleks neid hooajalisi mustreid mõistnud Everesti mäel täiesti üksi. Päästjad hüüdsid tema nime ja otsisid meeleheitlikult keerlevas numes, kuid nende hüüetele ei vastatud ja liikumismärke polnud. Pärast mitmeid katseid ja üha ohtlikumaid tingimusi, kui ilm iga tunniga halvenes, ei jäänud päästemeeskonnal muud üle, kui tagasi pöörduda. 27. mail, kui kogu lootus oli kadunud ja võimalused otsas, kuulutati otsing ametlikult lõppenuks. Gillardi Suhara kuulutati ametlikult kadunuks ja arvatavasti surnuks. Muidugi ei saa keegi kunagi täpselt teada, mis Gillardi Suharaga neil viimastel hetkedel juhtus, kuid küsimused jäävad õhku. Kui ta oleks rooninud lisahapnikuga või teda oleks saatnud Sherpa, kas see tragöödia oleks olnud välditav? Kas teistsugune lähenemine või rangem ronimisreeglite jõustamine oleks võinud tulemust muuta? Kuigi Nepali võimud ei viidanud kunagi avalikult Suhada juhtumile, mõjutasid sellised sündmused nagu tema kadumine selgelt nende otsuseid. 2025 aastaks otsustasid nad jõuliselt kehtestada range keelu üksikekspeditsioonidele. Everestile ronimisel muudeti giidide kaasamine iga ronija jaoks kohustuslikuks. Nende jaoks olid sellised lood nagu Shillardi oma tõestanud, et riskid ei olnud enam seda väärt. Nagu Arati Nopani, turismiosakonna direktor selgitas, on valitsus muutnud giidid kohustuslikuks, et tagada ronijate ohutus mäel. Ja just nii ongi Everesti sooloronija ajastu läbi saanud. Aga see pole veel kõik, mida võimud ronijate ohutuse tagamiseks teevad. Uue ohutusmeetmete protokolli kohaselt peavad kõik ronijad nüüd tõusu ajal kaasas kandma täiustatud satelliitjälgimisseadmeid. See nõue tugineb 2024 aastal kasutusele võetud vastuolulisele jälgimiskiibile, kuid nüüd on tegemist olulise uuendusega. Uued seadmed, mille hind on umbes $500 tüki kohta, on palju enamad kui lihtsalt GPS-jälgijad. Need on väikesed ja vastupidavad seadmed, mis mitte ainult ei jälgi ronija asukohta reaalajas, vaid mõõdavad ka elutähtsaid näitajaid nagu pulss, kehatemperatuur ja vere hapnikusisaldus. Need seadmed edastavad need andmed baaslaagritesse ja päästemeeskondadele satelliitsignaalide kaudu, isegi siis, kui mobiilsidevõrku pole. Kui seade tuvastab ebanormaalseid näite, näiteks hapnikutaseme languse või äärmuslikud muutused kehatemperatuuris, võib see automaatselt päästemeeskondi teavitada. Valitsus loodab, et see uuendus vähendab oluliselt aega, mis kulub hädas olevate mägironijate leidmiseks ja päästmiseks, päästes potentsiaalselt igal aastal 10 elusid. Nüüd, kui räägime elude päästmisest, vaatame 2025 aasta kõige olulisemaid muudatusi, mis mõjutavad Everesti ekspeditsioonide tõelist selgroogu, Sherpadest kogukonda. Kui inimesed mõtlevad Mount Everesti peale, kujutavad nad sageli ette mägironijaid, neid, kes jõuavad tippu. Aga iga eduka tõusu tõelised kangelased on Sherpad, Everesti varjatud kangelased. Sherpad on etniline rühm Nepali Solukhumbu piirkonnast. Nad on elanud Himalajas sajandeid Nepali ja Tiibeti piiril. Himalaja on nende kodu. Aja jooksul on neil välja kujunenud füüsilised omadused, mis võimaldavad neil ellu jääda ja areneda kõrgmäestiku tingimustes. Nende kehad on loomulikult kohastunud madala hapnikutasemega, mis teeb neist suurepärased mägironijad. See teeb neist hindamatud abilised mägiekspeditsioonidel, eriti Everesti puhul. Sherpad täidavad Everesti mäel 2 peamist rolli, kandjate ja giididena. Kandjad tassivad rasket varustust, nagu telgid, toit, hapnikuballoonid ja muud tarvikud, baaslaagrist ülespoole kõrgematesse laagritesse. Paljud kandjad tassivad kuni 40-50 kilogrammi raskuseid koormaid, tehes mõnikord ühe hooaja jooksul mitu reisi. Sherpa giidid seevastu vastutavad mägironijate mäkke juhtimise eest. Nad tunnevad marsruute, oskavad ohtlikke lõike läbida ja teavad, kuhu köied paigutada. Giidid tagavad ka mägironijate ohutuse, jälgides ilma ja maastikku ning andes olulisi juhiseid. Nagu ma varem ütlesin, on Himalaja nende kodu, samas kui välismaised mägironijad peavad seda oma elu ülimaks eesmärgiks, reisiks, seikluseks. Sherpadel on see töö. Nad käivad hooaja jooksul mitu korda Everestil üles ja alla. Et mõista, kui palju Sherpad tööd teevad ja kui olulised nad on, vaadake seda nii. Kui välismaalasest alpinist jõuab tippu, ületab ta tavaliselt Khumbu jäämurru, mis on üks marsruudi ohtlikumaid riike, ainult 2 või 3 korda. Sherpa, kes töötab samal ekspeditsioonil? Nad võivad ületada selle ühe hooaja jooksul 20-30 korda, kandes hapnikuballoone, paigaldades köisi ja vedades varustust kõrgematesse laagritesse.
Mathematica on halastamatu. 335 inimesest, kes surid Everesti mäel ajavahemikus 1922 kuni detsember 2024, olid 129 Sherpat, mis moodustab umbes kolmandiku koguarvust. Kui arvestada, et Sherpad moodustavad vaid väikese osa kõigist Everesti mäel viibijatest, kuid nende arvele langeb kolmandik neist tragöödiatest, saab risk selgeks. Selline riskitase oleks peaaegu igas teises ametis maailmas täiesti vastuvõetamatu. Ja ometi, hoolimata suurtest riskidest, millega Sherpad silmitsi seisavad, makstakse neile palju vähem kui mägironijad ekspeditsioonide eest maksavad. Mägironija võib oma Everesti ekspeditsiooni eest maksta kuni $100,000. Samal ajal teenivad Sherpad tavaliselt hooaja jooksul $2,000 kuni $6,000 vahel. Need karmid majanduslikud reaalsused on viinud Sherpade kogukonnas kasvava rahulolematuseni. Kas suudad ette kujutada, et riskid oma eluga 30 korda läbi ühe mäe kõige surmavama lõigu, ainult selleks, et teenida murdosa sellest, mida välismaised ekspeditsioonifirmad saavad? Kas suudad ette kujutada, et kannad 45 kiloseid koormaid läbi surmava maastiku, kus vaevu hingata saab, ja seda kõike palga eest, mis on tunduvalt väiksem kui turvalisematel töödel? Aastakümneid on see tasakaalutus olnud Everesti ronimise ebamugav reaalsus. Aga 2025 aastal hakkavad asjad lõpuks muutuma. Uute eeskirjade kohaselt peavad ekspeditsioonifirmad maksma Sherpa giididele ja tugipersonalile märkimisväärselt kõrgemat palka. Samuti on neil kohustus pakkuda surma- ja vigastuskindlustust, mille katvus on kuni 2 miljonit Nepali ruupiat ehk umbes $14,400 Sherpa töötajatele mäel. Kindlustusnõue on väga oluline asi. Varem, kui Sherpad mäel surid, said nende pered sageli vaid minimaalselt hüvitist. Piirkonnas, kus üks Sherpa toetab sageli tervet suurt perekonda, võib ainsa toitja surm olla majanduslikult laastav. Uued kindlustusnõuded tagavad, et pered ei jää tragöödia korral täielikku vaesusse. Need muudatused ei toimunud iseenesest. Need tulid pärast aastaid kestnud Sherpa organisatsioonide eestkoste ja 2024 aasta ronimishooajal ähvardatud streiki. Kui eelmisel aastal ähvardas Sherpade tööseisak Everesti mäel, tekitas see mägironijate kogukonnas suurt ärevust. Ilma Sherpadeta oleksid kommertsekspeditsioonid Everestil praktiliselt võimatud. Valitsus pidi tegutsema ja 2025 aasta määrused on nende vastus. Aga kas sellest piisab? Aga see pole veel kõik. Suured muutused ootavad ees ka Everesti baaslaagrit. Kasvava ülerahvastatuse ja keskkonnamõju vähendamiseks piiravad uued eeskirjad baaslaagris lubatud ehitiste suurust ja tüüpi. Möödas on ajad, mil baaslaagris olid luksuslikud telgid koos täisteenindusega söögikohtade ja meelelahutusaladega. Alates 2025 aastast tohib igal ekspeditsioonil olla vaid lihtsad magamistelgid, ühine söögitelk ja hädavajalikud tugistruktuurid. Keskkonnaküsimustega tegeletakse samuti rangemate jäätmekäitlusreeglitega. Kas mäletate neid väljaheitekotte, millest rääkisin oma viimases videos pealkirjaga, kuidas 2024 muutis Mount Everesti ronimist igaveseks? No, need ei kao kuhugi. Ronijad peavad endiselt oma inimjäätmed mäest alla tooma, et vältida keskkonna- ja veeallikate reostamist. Jäätmekäitlussüsteemi on samuti täiustatud. Ronijad peavad tagatisraha tagasisaamiseks tooma tagasi vähemalt 8 kilogrammi jäätmeid, tagades, et nad vastutavad oma jäätmete nõuetekohase kõrvaldamise eest. Iga ronija, kes sellest reeglist kinni ei pea, võib saada suuri trahve ja isegi tulevikus ronimiskeelu. Ärgem unustagem vastuolulisi helikopterite regulatsioone. Viimastel aastatel on helikopterite kasutamine Everesti piirkonnas hüppeliselt kasvanud, kuna jõukad ronijad kasutavad neid, et vältida rasket matka baaslaagrisse või isegi hüpata kõrgemate laagrite vahel. Seretava, mida tuntakse helikopterihüpetena, on kritiseeritud, kuna see annab privilegeeritud ronijatele ebaõiglase eelise ning aitab kaasa mürasaastele, mis häirib kohalikku loodust ja kogukondi. Uued määrused on suunatud helikopterite kasutamise rangelt piiramisele, vaid hädaolukorra evakuatsioonideks ja hädavajalike varustuste tarneteks. Baaslaagri kohal on kehtestatud lennukeeluala, välja arvatud päästeoperatsioonideks ning rikkumiste eest määratakse kopsakad trahvid. Kuid võib olla kõige uuenduslikum areng. 2025 aastaks on droonide laiem kasutamine varustuse haldamiseks Everesti mäel. Tuginedes 2024 aasta edukatele katsetustele on Nepali valitsus andnud loa kõrgmäestiku droonide laevastiku kasutuselevõtuks, mis suudavad toimetada olulisi varusid laagrisse kuni 3. laagrini, 23 500 jala kõrgusel. New York Timesi viimaste teadete kohaselt suudavad need spetsiaalsed droonid kanda kuni 20 kilogrammi varustust ja töötada kõrgemate laagrite äärmuslikes tingimustes.
Need on loodud selleks, et vähendada kohalike sherpadest teejuhtide riske ekspeditsioonide ajal. Drooniprogramm on mõnevõrra vastuoluline. Mõned puristid ütlevad, et see vähendab Everesti toorest väljakutset, kuid teised hindavad seda, kuna see võib päästa elusid, eriti sherpade seas, kes läbivad ohtlikke lõike palju rohkem kordi kui välismaised mägironijad. 2024 aasta hooajal tehtud katsetustes toimetasid need droonid edukalt hapnikuballoone, meditsiinivarustust ja toitu teise laagrisse, mis asub 21 000 jala kõrgusel. 2025 aasta hooajal laiendatakse seda programmi, kuna regulaarsed droonitarneid saavad aegamisi Everesti logistika tavapäraseks osaks. Kuid Everesti ilmet ei muuda ainult droonid ja regulatsioonid. Muutumas on ka infrastruktuur. Uus tee ühendab nüüd Kathmandu palju otsesemalt Khumbu piirkonnaga, vähendades märkimisväärselt aega, mis kulub Everesti matka alguspunktidesse jõudmiseks. See tee on tohutu muutus selles, kuidas inimesed Everesti teekonda kogevad. Traditsiooniliselt algas seiklus närvekõditava lennuga Luklasse. Sealt edasi kulus matkajatel umbes 10 päeva, et järk-järgult baaslaagrisse jõuda. See teekond võimaldas korralikult aklimatiseeruda ja kohaliku kultuuriga tutvuda. See tee lõikab selle osa täielikult välja. Nüüd näeb teekond välja nii. 12 tundi Kathmandust Salarisse avaliku bussiga, siis Salarist Tamdandasse džiibiga ja seejärel 6 tunni pikkune jalutuskäik, et jõuda Luklasse. See on vähendanud teekonna kestuse nädalapikkuselt matkal 2-päevaseks reisiks. Tee valmis 2024 aasta lõpus ja seda kasutavad praegu nii kohalikud elanikud kui ka matkajad. Kuigi mõned, eriti kohalikud elanikud, kes nüüd pääsevad paremini tervishoiule ja turgudele ligi, on selle parema ligipääsu vastu võtnud rõõmuga, kardavad teised, et see toob kaasa veelgi rohkem rahvast ja piirkonna edasist kommertsialiseerumist. Siiski ma kahtlen selles, arvestades uusi reegleid ja lubade hindu. Kõigist neist muudatustest hoolimata jäävad Everesti põhilised väljakutsed alles. Äärmuslik kõrgus, mis võib kiiresti alpinistide elu lõpetada. Karm külm, mis külmutab palja naha minutitega ning äkilised jõhkrad tormid, mis ilmuvad ilma hoiatuseta. Ükski regulatsioon ei suuda neid surmavaid loodusjõude taltsutada. Seega, kuigi uued regulatsioonid ja tehnoloogiad võivad muuta seda, kuidas inimesed Everestile lähenevad, ei muuda need põhiolemuselt seda, mis teeb mäest nii hirmuäratava väljakutse. See jääb inimliku vastupidavuse, sihikindluse ja otsustusvõime proovikiviks, mida vähesed kunagi kogevad. Kui vaatame ette 2025 aasta ronimishooajale ja järgmistele aastatele, kerkib esile üks suur küsimus. Kas neid muudatused muudavad Everesti turvalisemaks? Me saame teada. Tahad kanalit toetada? Liitu, et saada eksklusiivseid eeliseid. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.